Samal ajal on ajakirjanikud jõudmas tõele ohtlikult lähedale. Auk. Kas nüüd leitakse kahtlased substantsid? Mihkel! 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 Vahur, hea sõber, mis sinuga juhtunud on? Mul on üks probleem. Ma jäin kinni. Ja müsteeriumile lisab vürtsi. Ma ei saa lahti. Kus viga näed laita, seal tuleb alati tulla ja aita. Mis kinni ei jää, saab kinni. Saab kinni. Öeldud. Kui ei saa jõuga, siis tuleb proovida nõuga. Minu relvaks on vahemõistus. Lahti sai. Sõpra tuntakse hädas. Pealtnägemiseni. Pealtnägemiseni, sõbra. Ühe asja teeme selgeks. Ega ma pederast ei ole, et ma kogu aeg meiki kannan. Pederastid kannavad meiki kogu aeg, aga humoristid kannavad meiki ainult töö ajal. Ja meil on siin praegu selline poolik tööaeg, et me ei ole nüüd päris tööl, aga samal ajal me ei saa kunagi unustada oma tegelikku mina, see on huumorimees. Jah, me oleme oma suurimate konkurentide komöödiateatri etendusel Elu parim puhkus. Ma saabusin sias selleks, et vaadata, ega mu väimees mõne teise naisega golfimäljakule ei mängi. Golfi või midagi muud ka. Sõpru otsi alati ka vaenlaste hulgast. Me tulime siia oma koolile uut värsket verd õppejõudude näol nii-öelda välja vaatama, sest vanad õppejõud on meil kõik ennast juba surnuks joonud. Ära nüüd peale väga suru, lõhud ära. Hingamisvaegused, näed. Hakkab niimoodi. Tule. Natukene tule. Sinu naine Maria, temaga nüüd finito kaput. Kaput finito asurno! Huumoritolu ei leidnud endale ühtegi õppejõudu. Küll aga on kodukamaral kasvamas uus Ervin Aabel. Nüüd saab Eesti rahvas vastuse põletavale küsimusele. Mis ikkagi vaevab Vahur Kärsnat? Mul tilgub infot. Ahaa, ära jumala eest lekita. Kui info lekib, võib keegi selle üles korjata. Peaks vist infot kinni pidama. Muidugi pea infot kinni. Ma lasen natukene pealt ära. Ära sa jumala eest seda küll tee. Kui info lekib, võib keegi võõrast sellele peale sattuda. Pärast oleme saatest ja reitingutest ilma. See on ainult 10. Suur osa infot jääb sisse, aga natukene, lasen natukene. Tõuse püsti, tõuse püsti. Tere jälle, kallid huumorikooli vaatajad ja kasvandikud. Mina olen huumorikooli juhataja Sea Lits. Teil peaks nüüd huumoriteo suhtes kõik selge olema, aga kui te ühel hetkel avastate, et olete huumoriteoka ummuksisse jooksnud, siis ma soovitan teile, otsige üles üks loll ja veel parem, otsige 2 lolli. Mida rohkem lolle, seda naljakam on. Vaadake, siin on näiteks 2 lolli. Tervist, lolli! Meie ei ole lolli. Meie oleme uurivad ajakirjanikud. Me uurime. Lolli esimene tunnusmärk on see, et ta ei tea ise, et ta on loll ja väidab ennast olevat kellekski teiseks. Te olete lollid, te olete tainapead, plastmassipead, põhupead, teil on lusikaga antud, aga kulbiga on võetud. Hullu viid metsa, aga mida sa lolliga teed? Ja nii edasi. Kuhu edasi? No näete ise, nalja kui palju. Aga mina soovitan teile
head vaatajad, otsige üles igaüks iseendas loll ja siis on teil reiting number 1. mul tuli info välja. Ruttu. Pealtnägemiseni. Pealtnägemiseni. Info tuleb. vaataja tahab nüüd kindlasti teada, mis sai Baskinist ja huumorikoolist edasi. Aga tutkid, Pärt, selle info eest tuleb juba maksta. Ja nüüd palun lõpulaul. Huumorikool lõpetab. Huumorikool lõpetab. Huumorikool lõpetab. Mida arvab sellisest saatest Eesti kriitika Grand Old Man Jaan Ruus? Naine käib närvidele, ülemus ülbitseb, imeb, meie lahendame sinu probleemi, mõrtsukas 24, .ee. Jollelei, 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 jollelei.